Selle tunni kolmas ettekandja on liikumas juba lava poole Andmekaitse Inspektsiooni menetlusvaldkonna jurist Annika Kaljula. Palun. Tere päevast kõigile ka minu poolt. Mina räägin teile täna isikuandmete taaskasutamisega seonduvatest probleemidest ja seda nimelt olukorras, kus isikuandmed on osa avaandmetest. Ehk et mida tuleks isikuandmete taaskasutamisel arvesse võtta? Kuigi on võimalik toetuda erinevatele õiguslikele alustele, siis täna keskendun mina taaskasutamisele, mis tugineb õigustatud huvi alusele. Ja kuigi Kristi Värk siin juba eelnevalt mainis, siis toon ka mina välja selle, et on levinud eksiarvamus, et kui isikuandmed on juba kord avaldatud avaandmetena, siis edaspidi võib neid vabalt taaskasutada, kuna tegemist on ju avaandmetega. Nii see aga siiski ei ole. Et erinevatelt muudest andmetest kehtivad isikuandmetele isikuandmete kaitse üldmäärusest ehk ICÜM-ist tulenevad nõuded ja seda isegi siis, kui nad on avaandmete osaks. Ja ICÜM-i nõuded näevad ette, et isikuandmete töötlemiseks ehk siis taaskasutamiseks peab taaskasutajal, kes siis muutub vastutavaks töötlejaks, olema õiguslik alus ja mitte ainult töötlemine peab ka vastama sellele õiguslikule alusele. Ja samuti tuleb järgida isikuandmete kaitse töötlemise põhimõtteid. Ka avaandmete direktiivi järgi ei tohiks avaandmete kasutamine mõjutada üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ning isikuandmete taaskasutamine on lubatud vaid siis, kui järgitakse ICÜM-is sätestatud eesmärgi piirangu põhimõtet. Nüüd, mida see eesmärgi piirangu põhimõte tähendab? On esiteks seda, et andmeid tohib koguda vaid täpselt ja selgelt kindlaks määratud õiguspärastel eesmärkidel ja teiseks ei tohi neid töödelda hiljem viisil, mis on eesmärkidega vastuolus. See tähendab, et andmeid võib küll edasi töödelda hiljem teistel eesmärkidel, aga see peab siis olema kooskõlas nende eesmärkidega, mille jaoks andmeid algselt koguti. Ja mõeldes nüüd sellele, et kui avalikest allikatest võetud isikuandmeid kasutatakse näiteks ettevõtte äriliste eesmärkide saavutamiseks, siis kas me sellisel juhul saame öelda, et andmete töötlemine on kooskõlas nende algse kogumise eesmärgiga? Või kas selle eesmärgi muudab kaalukamaks, kui töötlemine teenib muu hulgas ka avalikke huve? Näiteks võib siin tuua siis erinevad infoportaalid, kes tegutsevad küll eelkõige ärilisel eesmärgil, aga samas on nende tegevus ju suunatud ka majanduskeskkonna läbipaistvuse suurendamiseks, mugavam taustakontrolli tegemise võimalus ja nii edasi. Seega, nagu siin konverentsil on ka juba kõlanud, siis ühelt poolt võib küll avaandmeid igaüks ja igasugusel eesmärgil taaskasutada, aga teiselt poolt, kui avaandmed sisaldavad isikuandmeid, peab ikkagi arvestama ICÜM-ist tulenevate nõuetega. Ja küsimus ongi, et kuidas need pooled siis omavahel tasakaalustada, nii et oleks tagatud ühelt poolt isikuandmete kaitse ja teiselt poolt ka andmete vaba kasutamine. Andmete taaskasutamisel õigustatud huvi alusel tuleb silmas pidada mitmeid ICÜM-ist tulenevaid nõudeid. Üks nendest on näiteks, et andmete töötlemine peab olema isikule ette nähtav. ICÜM-i põhjendus punkt 47 ütleb nimelt seda, et hinnata tuleks seda, kas andmesubjekt võib andmete kogumise ajal ja kontekstis mõistlikkuse piires eeldada, et isikuandmeid võidakse sellel otstarbel töödelda. See tähendab siis seda, et isikuandmete taaskasutamine ei tohiks tulla inimesele üllatusena. Ja siinkohal võib küsida, et näiteks kas iga ettevõtlusega seotud inimene peaks siis oskama ette näha või mõistlikult eeldada, et tema kui füüsilise isikuandmeid töödeldakse, kuna ta on äritegevusega seotud. Lisaks nõuab ICÜM seda, et töötlemine oleks andmesubjektile läbipaistev. Näiteks artikkel 14 näeb ette, et kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt endalt, tuleb teatavaks teha vastavalt siis artiklis 14 lõikes 1 ja 2 teave,
seoses isikuandmete töötlemise eesmärgi, õigusliku aluse, isikuandmete liigiga ja nii edasi. Seega, kui taaskasutaja tõmbab endale andmed, taaskasutab neid või avaldab, siis tekib küsimus, et kuidas inimene üldse teada saab sellest, et kas tema kohta on andmeid avaldatud, et kas ta peab siis tõepoolest hakkama ennast guugeldama selleks. Ja inimese teavitamata jätmine omakorda tähendab seda, et ta ei saa kontrollida, kas need avaldatud andmed on õiged või on see teave vananenud, kontekstist välja rebitud näiteks või mingil muul moel eksitav. Ja ühtlasi tähendab ka see, et inimesel ei ole võimalik vastuväited esitada või muid EIKÜM-ist ette nähtud andmesubjekti õiguseid kasutada, näiteks nõuda andmete kustutamist, parandamist. Et andmetöötleja võib ju kodulehel olla andmekaitse tingimustes kõik selle kirja pannud, aga küsimus ongi, et kuidas inimene üldse jõuab selle koduleheni, kui ta ei tea seda, kus tema andmed on avaldatud. Seega peaks isikuandmete taaskasutaja alati läbi mõtlema, kuidas tagada läbipaistvus, mida EIKÜM ootab. Et näiteks juhul, kui ei ole võimalik inimese kontaktandmeid kätte saada, siis tuleks mõelda muude kanalite peale, kuidas see teave teha ikkagi kättesaadavaks. Ühtlasi tuleb isikuandmete taaskasutamisel mõelda selle peale, millist mõju võib taaskasutamine inimesele avaldada, ega see ei riiva tema õigusi ülemääraselt. Näiteks on levinud ka selline eksiarvamus, et kui isikuandmed ei puuduta inimese eraelu, vaid on avalikustatud näiteks ettevõtluskontekstis, et siis need ei saagi inimest ülemääraselt riivata. Siinkohal on aga oluline rõhutada, et isikuandmete tõlgendus on lai. See puudutab igasugust teavet isiku kohta ja Euroopa Kohus on leidnud ka seda, et juriidilist isikut esindava füüsilise isiku kohta käiv teave on samuti isikuandmed. Seega võib teatud kontekstis ka inimese tööelu puudutav teave osutuda ikkagi teda riivavaks. Ja kuna sageli ei piirduta taaskasutamisel vaid ühe infokilluga, vaid kogutakse kokku erinevatest allikatest andmeid, siis selle mõju hindamisel peakski taaskasutaja vaatama terviklikku pilti, et millist mõju võib see taasavaldamine inimesele kogumis ikkagi avaldada. Ja see võib olla oluliselt riivavam kui andmete esmane avaldamine, kuna selline andmete struktureeritud kujul esitlemine võib tema tegevusest jätta väga täpse ülevaate, mis võimaldab näiteks luua inimesest profiili, jälgida käitumismustreid, hinnata tema majanduskäitumist või teha muid kaugeleulatuvaid järeldusi või oletusi tema rahaliste raskuste kohta näiteks. Ning see kõik kogumis võibki osutuda inimest riivavaks. Samuti võivad inimest kahjustada ka ebaõigete või vananenud andmete avaldamine. Et kui taaskasutaja andmed kogub ja avaldab, siis ta peab arvestama sellega, et ta muutub vastutavaks töötlejaks ja peab tagama nende andmete õigsuse. Ja nüüd rääkides SAK-i praktikast, siis samadel teemadel, mis ma siin täna olen välja toonud, oleme saanud ka kaebuseid. Näiteks inimesed avastavad ebameeldiva üllatusena, et andmed on avaldatud, millest nad pole olnud teadlikud, et nende isikuandmeid on taaskasutatud, mis viitab siis probleemile läbipaistvuses. Samuti on inimesed väljendanud rahulolematust selles osas, et justkui ei ole küsitud nende nõusolekut nende andmete avaldamiseks. Ja on ka viidatud, et andmed võivad jätta eksliku mulje näiteks inimese ettevõtlusaktiivsusest, mis omakorda võib kaasa tuua erinevaid negatiivseid tagajärgi, näiteks tekitada kahtlusi äripartnerite või klientide seas. Seega selleks, et selliseid kaebusi ennetada, tulekski alati enne isikuandmete taasavaldamist läbi mõelda, kas kõik need isikuandmete kaitse nõuded on täidetud või mitte. Aitäh! No nii, täname Annikat ja mõned kiired küsimused ka siia vahele. Kui sa korra saad avada, mida AKI
teeb, mis samme ta astub, kui saab kaebuse isikuandmete ebaõige taaskasutamise kohta? No esmajoones kindlasti suuname inimese siis küsima sellelt vastavalt andmetöötlejalt infot, et kui tal on, missugune on tema kaebuse sisu, et kas ta on pöördunud, kas ta on küsinud, millisel õiguslikul alusel andmeid töödeldakse või esitanud vastuväite, et siis kui ta on seda teinud ja ei ole selle vastusega rahul, siis me analüüsime, hindame seda, et kas see andmetöötleja poolt antud vastus on olnud asjakohane, piisav või peaks seal siis ikkagi mingisugune teistsugune lahendus leidma. Siin on üks konkreetne kaasus ka, mis on saanud 10 laiki, et vaatame, kas me korra saame sellele mingisuguse lahenduse. Äriregistri andmed on avalikud, ka juhtide isikuandmed. Korteriühistu peab olema seal registreeritud. Mind korteriühistu juhina kohustatakse avaldama enda isikuandmeid, kui tahan osaleda enda kodu arendamises. Kas see on ikka proportsionaalne? Ma arvan, et ma ei ole võib-olla praegu päris õige inimene sellele vastama, et see nõuab ikkagi kolleegidega arutlemist, Aga kes iganes selle küsimuse küsis ja kõik ülejäänud 11 laikijat, te võite koguneda lõunapausil. Kes on õige vastaja? Küllap te leiate lõunapausil ta ülesse ja siis te saate seda arutada, sest tõenäoliselt korteriühistute kontekstis on see sama teema oluline ka paljudele teistele. Mis meil siin veel on? Nüüd küsimus tõenäoliselt jätkuks sinu enda ettekandele. Kas see tähendab, et näiteks iga ajakirjanik, kes avaldab parima palgasaajat ametnike nimekirja, siis peaks neid teavitama? Ma saan aru siis neid ametnikke, kelle palk avaldatakse. No iseenesest see oleks õige küll, jah, aga kui siin tuleb nagu mängu see, et kas see on ette nähtav nendele inimestele, et kui see on ikkagi teada, et see sellisel kujul toimub ja see teave on ka avalikult kättesaadav või inimestele nagu teada läbipaistvalt, et siis sellisel juhul võib-olla, et ei ole otseselt vaja. Et pigem ma pidasin siin silmas seda, et kui tavalised inimesed, kelle isikuandmeid avaldatakse kuskil ootamatult, et kui nad ei ole teadlikud sellest, et siis peaks eelnevalt neid teavitama, et neil oleks võimalik näiteks esitada oma vastuväide sellele. Annika Kaljula, Andmekaitse Inspektsiooni menetlusvaldkonna jurist, suur tänu!